Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Üle pika aja tagasi jälle eetris ja mõtlesin, et teen täna vähe teistsuguse selle video. Metsast. Ma olen tegelikult ammu oodanud, et tulla metsa jalutama, kui mets on enam-vähem kuiv. Ja tänase video mõte on see, et natukene puistada võib-olla oma südant teile, kuid samas tekkis mul tänu väiksele pausile ka üks väikene taipamine. Ja nimelt see, et ma istusin teisel pool lauda, mis tähendab seda, et hoopis mulle tehti esitlust. Küll selle mõttega, et saada tagasisidet, kuidas see esitlus läheb ja mida paremini teha, aga ma sain enda jaoks väikse avastuse sealt. Ja see avastus oli nimelt see, et kas sa oled kunagi mõelnud, kuidas sina esitlust teed ja kuidas see teistele mõjub? Väike tuul. Et minu puhul oli see, et mulle räägiti oma lugu ja peale seda näidati mulle sellist üle 10 minutist videot sellest ettevõttest. Ja ma ei tundnud ennast peale teist või kolmandat minutit enam päris hästi. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et kui kaua see veel kestab. Ja siis ma tabasin ennast mõttelt, et aga mis siis, kui mina teen ju samamoodi. Kuidas see teine inimene seal teisel pool ennast tunneb? Ja siis ma tabasin ennast küsimuselt, et kui mulle tehakse esitlust, siis kas see oleks see, mida mina tahaksin ka teha igapäevaselt. Ja väga kiirelt tuli vastus, et ei taha. Siis ma mõtlesin, et peaks midagi muutuma. Aga siis mida muuta? Ja ma mõtlesin, et võib-olla on hea lahendus, mis mulle sobiks, see ei pea sulle sobima, kui teha selliseid 3-4 minuti esitlusi. Ainult teada saamaks ja tekitamaks huvi ja küsimaks paari küsimust ja kui nendele saad jah vastused, siis räägid ainult siis edasi, kui inimene ise küsib. Ma jätan selle video nii-öelda lahtiseks. Las igaüks räägib ja mõtleb ja annab siia video alla tagasisidet, kuidas sina selle olukorda lahendaksid. Ja siis ma võib-olla jagan ka seda järgmises videos või ülejärgmises videos, kui te olete aktiivsed olnud, et kuidas mina selle olukorra lahendasin. Ja minu soov sulle on, et ka sina soovisid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.